hommikust. Tegelikult mitte niivõrd hommik enam, aga nagu ikka. Aga me nüüd sõidame campsites minema. Me lähme ühte linna. Ma mäletasin terve aeg selle nime ja nüüd ma enam ei mäleta selle nime. Mingid Z-tähega oli. Hommik algas sellega, et vorst pani jooksu. Et ta hüppas meil voodist alla. Ma arvasime, et ta seda ei tee, aga näe tegi. Otsisime, jooksime vorstile järele. Selline oli siis meie hommik ja nüüd me siis liigume edasi. Mis linn see oli? Sagres. Sagres, jah. Võt sinna lähmegi. Ja hommikul sai pesemas käia. Aga siin on siuke nagu väliduš ja siis tuul on päris tugev ja see ikka tuulutas samal ajal kui pesid. Loodan, et tuulutas ka samal ajal. See on 2 in 1, 2 in 1. Igatahes. Öösel oli räme torm. No mitte räme torm, aga ikka paugutas kõvasti. Paugutas kõvasti. Ja siis äike oli ja kõik siuksed jutud. Aga mina magasin hästi insi maganud. Ma ei tea. Ma magasin, vaata, mul oli eile peavalu. Ja siis ma magasin eile mingi 3-ni ja siis mul öösel ei tulnud hea tund. Jah, magas küll, ta magasin eile 3-ni päeval. Ma pidin terve aeg voodis olema, et ma ei saanud liigutada, aga ennast ma tasin nii süüa, aga ei saa, lihtsalt vend magab. Ma ei ole sul kunagi keelanud, see on minu viga, et ma magan kaua, sa võid teha, mis tahad. No jaa, aga ma ei taha siin üles äretada. Olgu, hääled sisse ja rum. Jõudsime siis siuksesse kohta nagu Sagres. Kärt juba tegi väikse klipi, kui palju siin kämpereid on. Siin on nagu retsilt kämpereid. Ja siin parkus tegelikult ei tohi öösel olla. Aga no vaatame, kui kaua meil läheb. Me võib-olla ikkagi jääme siia. Et siin on kohalikud vennad ütlesid, et saab olla küll off-season, pole probleemi tead. Aga vahepeal käib politsei ja ajab lihtsalt kõik öösel ära. Aga muud midagi. Aga jah, ma näitan teile nüüd seda ookeani ka siin. Et see ei ole Windowsi taustapilt, kuigi see võiks olla. Sinna hipiranda minna. Ja siis me teiega vaatasime, et vorst maha. Et me ei läheks valele teele, siis me ikka sattusime valele teele. See on auku otsa, nii et see tee küll hea ei ole.
viimane teega ikkagi läks nägaseks, nii et me ei läinud. No see läks ikka väga kohutavaks off-roadiks. Ja, et jääb minemata. Ipisid meist ei saa, jah? Et me läheme tagasi sinna sinna parkimisplatsile, kus me olime. Ja tegelikult seal on öösel keelatud parkimine. Aga seal mingid vennad on mingi, ei jumal, ükskõik pargi. Nii et vaatab. You gotta do what you gotta do. Kui meid pekstakse öösel minema, siis pekstakse, siis me otsime, ma ei tea, mis koha me otsime, aga noh, midagi otsime. Ja võib-olla jopa pealt kedagi ei tule. Nii et eks näis. Nagu ma ei tea, millal Eestis need ära kadusid. Ma ka ei mäleta. Päris naljakas värk. No, kus me käisime? Käisime söömas. Kuidas oli? Väga hea oli, ei oska kurta millegi üle, väga mõnus oli. Sai paksult kõhu täis, sest mul oli siuke nälg, et silmanagerne kukkus ära juba. Jah, ta oli juba väga pahane ja... Olin jah, kõht on tühi. Ma olin hungry. Ja kui mina hungry olen, siis on mingi, miks sa pead... Ei, ma tean, et sul tuleb suu täis toppidest. Ja mis sa sõid? Mina sõin steiki munaga. Kas see on päiksekelve? Voolav muna. Mul pole õrna emaga. Voolava munaga seda steiki koos kartuli ja salatiga väga hea. Ja siis ma võtsin ühe musta kohvi ja koogitüki. Almond-tart, jah. Väga hea, isegi mina proovisin, oli väga hea. Ja mina sõin lammast. Kartuli ja ka salatiga, ülihea salat oli. Ja kartulid olid ka väga head. Ja mina sõin šokolaadi musli. Nii et mõtlesime, et täna on siuke siis väike dinner. Jah, need konserveeritud vorstid väga ei tõmbanud. Nendega vaatame homme võib-olla midagi. Aga jah, me nüüd liigume tagasi bussi. Ja siis vaatame, kas saame omal ööbimispaika või ei saa. Ei, no saame ikka, aga kui kauaks sinna saame? Jah. Mis kell tuleb miilitsi ütleb? Kas sa saad? See on juba teine küsimus. Ja. Meil igatahes sõidu ajal on paar korda külmkapp lahti lennanud. Ja me peame mingi uue fiksi välja mõtlema selle jaoks. Siin on need augud olemas selle jaoks, kui seda ust nagu teistpidi panna. Kurat, nüüd see lendas kuhugi nahad. Aga see selleks. Aga ma arvan, et saab äkki siia kuidagi panna. No see ei ole tegelikult ära tulnud. No see ei ole, see on nagu parema pinna peal ka, aga... No vaata sellel uksel läheb pihta midagi, siis lendab lahti. Äkki ma selle saan ikkagi panna kuidagi, ma pean mõtlema. See lendas sinna vahele, see saab kätte. Aga äkki ma saan ta kuidagi siia kinni panna. Samas siin ei ole nagu kruviauku. Ma ei saa nagu hästi aru, kuidas see siia pandud on siis. Kui hea mõte siin. Ma ei tea ka. Ma mõtlesin sama. Ühesõnaga, ma pean guugeldama. Aga ma arvan, et see on ka siin kuidagi. Kas see ongi mingi plastikust tifta? 3D printima mingi julaka siia. Mis siia siis siit? Ei mäleta, kuidas see ka alt oli. Kas siit siis läbi puurima? Ja siis see mingi 3D panema. Ülihea oleks kiviankur, mis pannakse, kui keerad kivi sisse augu. Siis keerad poldi sisse, siis läheb lahti ja hoiab ennast kinni kivi sees. See oleks ülihea, aga see on liiga pisike auk selle jaoks. Aga äkki annab 3D printida mingi taolise asja. Vaatame. Siia on küll keegi mingi kruvi keeranud. Ma arvan, et see kunagi on see uks teised pool olnud. Tõenäoliselt võis olla küll. Võis vabalt olla, aga... Ma tahaks teada, kuidas see uks siin poolest kinni on. Ma ei hakka, kell on mingi 11, ma hakkan siin mingi külmkappi lampi lõhkuma. Ei hakka. Starlight. Ma imestan, et ta üldse töötab, noh. Ta saab siukest valu siin. Paneb minna lihtsalt mingi kompressoriga. Teeb iga päev erinevaid hääli, nagu temaga igav ei hakka. Iga päev teeb erinevaid, alguses teeb mingi... Siis läheb käima.
täna teeb eriti vaikset häält nagu. Mõni päev ta teeb vähe kõvemat häält. Ja mõni pool ta teeb isegi. Jah. Aga üldiselt on tegelikult niimoodi vaikne, et tegelikult ei kuule väga, ei häiri. See läks kõhti jääks. Ta ju magas enne. Varst su konservi hais on terve buss täis, ma ei tea miks. Ei, see on krõbinat täis. On või? See on krõbinat täis. See on nii rõve lihtsalt. Ühesõnaga. Söö rahulikult ära. Paneme tudukad selga ja hakkame politseid ootama. Tegelikult me läheme tuttu. Ja eks kui politsei tuleb, eks me siis filmime, aga kui ei tule, siis näeme hommikul. Nii et bye! Tere hommikust. Ma ei oska kuidagi rääkida. Ins teeb süüa. Täna lähme jalutame. Kuigi ilm täna väga ilus ei ole, päikest ei ole. Politsei ei tulnud. Politsei öösel ei tulnud. Hommikul käis ainult mitu korda prügiauto. Ma ei tea, miks ta nii palju käis. Ei käinud ühe korraga. Ei, sa magas, sa ei tea midagi. Sa tead, et oli prügiauto või? Siia tuli kõrvale meil mingid monstrumid kullakene. No need võtsid ikka mingeid asju sealt hääle järgi. Ja jah, täna siis lähme tipa tapatama võib-olla. Tuul on ikka päris tugev, aga ma arvan, et see ei sega meid. Ja siis vaatab edasi, mis meie eluga saab. Kas üldse saab? Vaada Kiitu ka. Teeb seal kokapoiss. Ja seal on vorst ka, tahab süüa. Vot. Lähme siis sinna üles lossi, kindlusesse. Ei tea. Castello de Silva. Vot. Silves oli vist jah. Ja vaatame, mis seal toimub. Vorst jäi autosse. Perrosid kaasa ei võta. Ja natuke avastame siis kultuuri ka. Kultuurikihti. Jah. Ostsin piletid ja ma sain 2 sokkisi. Mina sain 1. No aga sa ei saa süüa seda. See on küll, see ei tapa mind. See on apelsiniga. Ok, pärast on vend paistas jälle nagu mingi ägiseb kuskil minna, siis ma pean kiirabi otsima. See mind tapab. Sest ma söön neid, kus on see glasuur on, või mitte glasuur, vaid see marmela šokolaad ja seda ma söön ka apelsini oma ja sellest ma pole ära surnud. Kuulsite kõik, jah? Ja siis ma olen söönud ka seda
šokolaadis apelsinineid, mis tehakse, need ma ka olen söönud üle arvanud. See on mul tõestusmaterjal, et mina ei ole teda ära tapnud, lämmatanud, kui ta ise lämbub ära. Tiket oli 2,91. 2,80. 80, vabandust, kokku läks 5,60. Jah, aga place on siis siuke. Kas me nüüd hakkame mingit tiiru tegema, vaatama siin ringi? Hakkad monteerima. Paneme siit üles kohe, selle nurka. Vaata, kui suur Brasiilia lipp. Brasiilia, Portugali lipp. Daa! Tahtsime sööma minna, mis juhtus? Kinni oli, nagu ikka. Siin oli jah mingi ilus kena resto. Aga oli kinni. Mõtlesin, et saan pangooki. Ei saanud pangooki. See oli pastat ka, ja mõtlesin, et saaks pastat. Ei saa pastat. Juhtub. Aga tundub, et siia oleks meid isegi Perroga tulla, aga me ei teadnud. Meie Perro on autos. Aga noh, las ta puhkab, jah. Osa müüri jääb veel sinnapoole. Jääb kätte saamatuks meile. Oota, õhtun seda mingi tuled. Ja no siin olid mingi jõulukaunistuse saate. See uks on kinni. Tildat näeb isegi. Näeb või? Vaikselt näeb. Ma näitan teile kohe. Oi ei tea, kui keeruliseks see saab minna. Aga kuskil seal. Seal. Puude vahel on Matilda paistab. Ja seal paremal on mingi tasuline parkla. Või noh, campsite. Kus on mingis liinibussid pargivad lihtsalt. No, ma ei tea, kuidas inimesed sõidavad nendega ringi. Ma ei tea. Aga sõidavad. Aga jah, see Silve on siis väidetavalt vähemalt selle šokolaadi veel on kirjas, et see on apelsinide pealinn. Portugali, vaadake, siin on need apelsini kasvatused. Seal on, seal, kõik on apelsini kasvatused. Ja tegelikult me tee ääres nägime ka hästi palju, kuskil olid räigelt suured nagu apelsini kasvatused. Ja ma teen teist hästi. Teed teist hästi, vaatame, kui paist läheb. Siin esmapionud on olemas. Oota, palun noia. Oodake, siin läheb aega. Siuke, tume šokolaad. Pänkele. See vaesus. Kõigepealt sööme kärdisokolaadi ära ja siis sööb igaüks oma. Lõhnab nagu hästi tume šokolaad. See ongi suht tume. Ülihea. Siin sees on apelsin. Jah. Ma mõtlesin, et siin sees on apelsin tükid, aga... See on filling. Just sa ei näitanud seda. Siin sees on siuke apelsini värk. Ülihea. Thanks tasuta šokolaadi. No reaalselt 2 tasuta šokolaadi, mingi onu andsi leti taga. Ma ei tea, mis onu seal üldse. Ma ei tea, mingi onu täiega rääkis juttu. Turvamees muidugi ütles, et tema ei usaldaks seda venda. Aga me ikka usaldasime, vaata me kommionud on ju toredad olnud. Siis ta ütles, et andke siis šokolaad tagasi, kui ei usalda. Jah, siis ma olin, me usaldame küll. Panime suksin. Mind nagu paneb imestama igas selles kästlis, et nagu nii kõrged asted nad on, sest nad olid nii väiksed inimesed. Nii. Tüütu ju. Ega neil kogu aeg polnud vaja neid ju. Ega nad mingi koju ei läinud, vagavistuppa ei läinud aasta. No ikka seal olid ka ju päris suured. Tähtsite vallad vaata. Suht mõtet hüppe. See ei vii kuhugi sind.
ja De Silves siis. Võib-olla jääme siia ööseks ka sinna, kus meil praegu pargitud on. Aga võib-olla jääme, ei tea veel. Vaatame. Kella 6 on see lahti, kell on mingi 4 läbi natuke. Et teeme siin tiiru ära ja siis hakkame mõtlema edasi, mis saab. Klassikalised laskavad siis. Saab siitpoolt lasta. Saab siitpoolt lasta müüri äärde. Siuksed pilud. 361 on kinni pandud millegi pärast, aga siuke ta oli. Teie nägite? Ma ei näinud. Oi. Nüüd 100 euro trahv. Panid näppu külge. Sellise kurjategijaga. Just arutasime seda, et siin on sellist müüri peal kõndimist suhteliselt palju olnud, kus ei ole nagu mingit äärt ees. Lihtsalt vaba langemine. Mis on huvitav. Ma ei ütle, et see on halb asi, minu arust see on hea asi. Nagu inimesel võiks endal mõistust olema ja see looduslik valik võiks toimida. Võiks nagu toimida edasi, aga ütleme, et seda näeb järjest harvem ja harvem. Igale poole topitakse, siin on pandud millegi pärast. Äär ette. Aga üldiselt väga palju on sükest, kus ei ole midagi ees nagu. Mingi vahitorn. Ops. Ossa poiss. Vaata, kui palju toone kurgesid. Ma ei tea, kas te näete. Vist näete. Seal on toonekured. Oota, seal. Toonekured. Päris palju. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki loen kokku. 5 pesas 6 korge. Päris okk. Ja siin on kellegi aed, särgid, värgid. Siuke linnake siis pisikene suhteliselt. Ei ole väga suur linnake. Aga näe, apelsinid ei pea linnake. See seal on surnuaed, see seal. Nende surnuaed on nagu majad siuksed või siuke natuke teistsugune. Ja see kollasega seal aed, mille sees on majake, see meenutab rohkem siukest Aasia stiilis mingisugust elukest. Päris äge. Huvitav, miks see siuke on tehtud. Mis see kunagi andnud on, ma ei tea. Mis teed? Midagi. Mis teed? Mis sööd? Mis sul suus on? Siuke soks siis oli see, mis anti meile. Ja päris hea soks. Peab vaatama, kas seda kuskil või küsima pärast sealt, kas seda müüakse. Võib-olla siis peaks ostma ja mõnele sõbrale ka viima. Ma viiks oma emale näiteks. Jaa, emale lähtele. Mida minu emaga? Aga siit on meil siis veel seda müüri käia. Nii et lähme edasi. Oota, ma tean, et suusukolaad täis. Edasi! Ta juba rikkus kõik ära. Ma ei saa suusukolaad. Ei ole vaja süüa kogu aeg. Richard just panin kaamera kinni ja siis vaatasin, mis asjad need on. Tundub, et need on mingid keldrid, aga sinna saab sisse ka nii, et lähme vaatame lähemalt, mis asjad need on. See on midagi imelikku kui kärteaera. Aga no ma räägin, nad olid ju pisikesed ju. No, sa oled sealt pärast pärit äkki. Aga tundub jah, et need olid mingisugused keldrid siis. Olid mingid keldrid, jah. Ma ei tea, mida siin hoiti siis. Ilmselt toitu või oli püssirohu kelder.
võib-olla oli püssirohikeldereid, jah. Ei no siin on praegu mingi näitus pandud, aga muidu see ruum nagu, see võis olla vabalt püssirohukelder ka. Vaatame, kas siin midagi kirjas ei ole kuskil mingis keeles. Ühesõnaga, siin on siis kirjas, see oli hoopis vee jaoks. Sinna mahtus 1 300 000 liitrit vett. See on siis 1,3 tonni vett või? On ma õieti arvutanud? On 1 kilo vett on 1 liiter ju. Mis küll, ma ei tea, ma hakkasin kõõksuma. Ma panen kaamera kinni, kui ta kõõksub kaamerast. Selle kaevu nimi on siis Cistern of Dogs, ehk siis koerte cistern, sest väidetavalt siis eelmise sajandi keskel hulkuvaid koeri visati sinna sisse. Yes, pluss. No mis sa ikka teed, koeraga viskad sisse, loogiline täitsa hakka. Päris hea. Aga jah, 40 meetrit sügav. Päris ulme. Cisterna de los perros. Hea, et vorsti kaasa ei võtnud. Sattusime siin tänava kaklusele peale. Vaadake, tänava kaklus. See perro. See on emane perro. Ajas kassi puu otsa. Kiisu ajas puu otsa. Oota, see perro ajas. Aga see on jah laste või loomadesõbralik kindlus, aga internetis polnud kirjas kahjuks. Me oleks muidu oma perro ka kaasa võtnud. See olid mingi joogikausid, asjad kõik me ei pannud tähelegi alguses. Aga jah, nüüd jalutame autori tagasi, kindlus käidud. Päev jätkub sellega, et otsustame, kuhu me ööseks lähme. Mida me sööme? Me teame, mida me sööme, hot doga sööme. No me peame enne leidma kurki, me peame enne leidma... Käime seda Aldist läbi. Crispy onioni. Käime Aldist läbi. Ja kui su kõhtu ei kannata, siis peame riisi üldse tegema. Ei, me läheme Aldist läbi, teeme hot dogi. Ja siin vahepeal rääkida, meil sul kõhuprobleemid tekkisid. Mis kõhuprobleemid? Kõht valutas natukene. No, kas just natukene. Ta teab paremini, mis mu kõht teeb, kui ma tean. Tulime kuskile poodi. Kommenteerige, kas see kõlab nagu läti keelest, Indrek ja räägi Jaa, kuulake raadiot. Minu jaoks see kõlab nagu läti keel, ma ei tea miks. Saate aru, meil vorstirätik oli läbi märg, sest üks päeva läks meil see veepotsik maha. Ja siis me olime mingi, et me lähme jalutama, et me paneme selle rätiku siia. Siis kui me käisime siis seal matkal. Ja kes võt, me unustasime ära selle muidugi. Ja siis me sõitsime nüüd, ma ei tea, 40 minutit, ma ei tea mitte 40 minutit, kiirtee peal mingi sotiga. Rätik on alles, suht kuiv ka juba. Ja kuiv ka. Täitsa haige nagu. Kuidas see ära ei lendanud? Ma ei tea nagu. Ma nagu sotiga lasin kiirtee peal lihtsalt minna. Praegu sõitsin ja vaatasin, et kurat see rätik ikka veel seal. Täitsa ulme nagu. Noh, kuivas ära, win-win. Great success. Nii, meil sai söödud. Ja nüüd siis hakkame 3 naist karavanis vaatama ja lähme siis tuttu. Ja ma tahtsin ühte asja veel näidata. Meil juhtus maailma ime, ma ei tea, kuidas siuke asi üldse juhtus sai, aga meie vorsti kakakotid said läbi. Ma ei uskunud, et see mitte kunagi juhtub. Mulle tundus, et need kestavad terve igaviku. Ja siis me skoorisime sellised. Mina valisin väikse mustriga. Ja see asi käib veel koti külge. Ehk siis siuke fancy pants vorstikotikesed. Arsti, mis sa arvad? I sleep. Vot, aga me lähme tuttu, on ju kallis. Või noh, me lähme telekat vaatama, mitte tuttu. Nii et tšau!